Tere tulemast kuulama podcasti nimega Selge pilt. Siin räägime, mis õige toimub Valga gümnaasiumis päriselt ja saame veidi lähema ülevaate siinmajas tegutsevatest inimestest. Mina olen saatejuht Lisette ning tänased külalised on 11. R-klassi õpilased Andre ja Raiko. Tere, kes te olete ja kust te tulete? Mina olen Raiko ja ma tulen Sirgulinnast. Mina olen Andre ja ma tulen Valgast. Okei, Ehk teisisõna ma olen kohalik. väga armas. Aga millega te vabal ajal tegelete? Üldiselt vabal ajal millega olulisega ei tegelegi, käin trennis, mängin arvutimänge, magan ja vahel ka õpin. Ja mis trennis sa käid? Mina käin käsipallitrennis. Ja kaua sa oled seal juba käinud? Mingi 8 aastat äkki. Käsipalliga alustasin ma 2. klassi lõpust. Aga Raiko, millega sina tegeled vabal ajal? Ma elan oma elu, käin koolis. Peale kooli vabal ajal ma tegelen oma hobidega. Küll ma mängin arvutis, siis vahepeal ma teen muusikat ja kodus tööd, igasugused puud ja aiamaad ja nii edasi. Okei, selge. Päris põnev. Mis muusikat sa täpsemalt teed? Siukest elektroonilist tantsumuusikat, nagu selle ametlik nimi on. Siukest elavat, millelgi saaks jalga põksutada ja, kui põksutada on õige sõna, ja nautida. Okei, väga põnev. Aga kuidas siis 11. klass siiamaani on tundunud? On see raskem võrreldes 10. klassiga või kuidas? Ütlen ausalt, isiklikult tundub sama raske, kui iga teine klass siiamaani on olnud. Oleneb, kui raskeks sa selle endale teed. Väga aus vastus. Minu arvates on 11. klass raskem kui 10. Sest palju rohkem stressi on, näiteks minul. Sest mul on autokool, see tuleb mingi aeg ära lõpetada. Mul on praktiline töö vaja ära teha, see on väga aeganõudev. Aga jällegi, kui oskad oma aega paremini planeerida, siis tegelikult ei ole ta midagi nii raske. Sa mainisid autokool. Tahad sa lähemalt rääkida, kuidas see on seotud Valga gümnaasiumiga? Autokool on Valga gümnaasiumiga seotud, vähemalt see autokool, kus me oleme, OÜ Autosõit, kui ma ei eksi. Sellega, et me saame soodukat sinna Valga gümnaasiumi kaudu. Päris korralikult. Kui palju umbes? Kui võrreldes tänapäevaseid hindu, praeguseid hindu, mis mujal on, võrreldes selle hinnaga, mis me maksime, siis kusagil 400-500 eurot soodsamalt. See on päris hea. On. Nii et selles suhtes see on üks hea pluss Valga gümnaasiumi juures. Jah, et kui saad juba puhtalt autojuhi lubade pealt siukse põllurallika raha kokku hoida, siis jumala mõnus. Ja nagu mul on vist infot, siis te mõlemad käite selles samas autokoolis, et kui kaugel te olete praegu sellega? Minul on autokool läbi, arkiteooria on läbi ja mul on ainult argisõidu eksam vaja ära teha nüüd. Mina hakkan vaikselt autokooli lõpetama viimased õppesõidutunnid ja siis ark. Aga mis on autokooli puhul see kõige raskem osa? Õpetajatega harjumine. Mõni õpetaja võib olla selline vähem meeldivam. Kas mõni sökub pedaali rohkem või istub sinuga 1,5 tunnise sõidul tund aega haudvaikuses? Või on mõni, kes on siuke kuidagi liiga leebe? Et muidugi minul isiklikult selle liiga leebe vastu pole midagi, aga äkki mõni kannatab selle pärast. Ma arvan, et autokoolis tegelikult ei olegi mitte midagi rasket. Ainukene asi, mis on raske, on see, et sa pead need liiklusmärgid pähe õppima. Aga miks te valisite Valga gümnaasiumi? Kas teil olid ka mõned teised valikud? Valikuid oli küll, aga kuna põhikoolis oli õppeedukas väga tipptasemel, et kaalusin minna Nõkku, kaalusin minna Tartu. Aga ma otsustasin, et kuna Valga on siuke hea kodule lähedal ja siia lähevad suurem enamus mu sõpradest, siis ma otsustasin, et ma jään ikka kodukohta. Mul oli valida Reaalgümnaasiumi ja Valga gümnaasiumi vahel, aga ma jäin ikkagi Valka, sellepärast et see on kodule lähedal, hobile palju lähemal ja mul on üldiselt palju kergem, kui mul oleks olnud Nõos, ajalises mõttes. Väga aus vastus. Ja kas te olete ka rahul oma valikuga, et Valga gümnaasiumisse tulite? Jah. Ja muidugi, see on väga mõnus kool. Andre, me ennem rääkisime käsipallist, et kas sellega ei ole raske tegeleda gümnaasiumi kõrvalt? Absoluutselt mitte, sellepärast et kui näiteks koll lõpeb kell 3, on minul trenn kell 7, ma jõuan selle vahepeal ära õppida, süüa ja kõike muud teha. Ja peale trenni ma ei peagi õppima, sest ma olen vahepeal ära õppinud.
aga kas see vastab tõele, et sa mängid ka esiliigas nüüd jälle? Kas just mängin, aga ma proovin jah. Kui ma selle vigastusega siin väike korda saan, siis on kõik hästi. Okei. Täpsustuseks, tal on jalavigastus, mis on tal kestnud juba 6 aastat. See jalavigastus on mul 3 aastat olnud. Raiko tegi faktivea. Aga lähme edasi. Mida te eelmiste aasta valikkursustest mäletate? Või kas üldse mäletate? Minu valikkursus eelmisel aastal, valikkursused olid väga huvitavad, sellepärast et ma pidin minema alguses ökokursusele, esimesel valikkursusel, ma jäin haigeks, sinna ei minemata. Siis ma pidin teine valikkursus selle esimese kursuse e-kursusena järgi tegema, ehk siis rahatarkuse kursus. No väga hea, siuke lihtne videonäidetel põhinev kursus, kus sa lahendad ülesandeid. Ja siis teine valikkursus oli meil klassireis. Ja sellega saime valikkursuse tehtud. Selle aasta valikkursusteks ma valisin omale helitehniku ja valgustehniku kursuse sellepärast, et mu sõbrad läksid sinna. Ja lõpuks tundus, ma sain väga palju targemaks. Nii et selles suhtes, et järgmine aasta oled sina siis jõulupeal meil seal puldis, jah? Ei, Martin on. Juba kokkulepped tehtud. Kokkulepped on tehtud juba eelmisest aastast. Ja Raiko, mis valikkursusel sina käisid? Eelmisel aastal ma mäletan, et oli filosoofia valikkursus. See oli üllatavalt mõnus. Kas seda andis Pillerin? Jaa. Ja siis teine reis oli meil, või teine valikkursus õigemini, mitte reis. Reis oli ta siiski. Teine valikkursus oli reis Kihnu. Et seal meil olid oma ülesanded ja tuleks valikkursusena kirja. Ja see aasta olin samuti heli- ja valgustehniku kursusel. Ja teine valikkursus tuleb reisiks Prangli. Ja, et see aasta teine valikkursus meil on reis Prangli saarele. Et eks meil ole seal ka oma ülesanded ja ma arvan, et saab lõbus olema. Ja kas te ka ootate seda? Ma arvan, et ma võin siin ka Andreast rääkida, et muidugi ootame. Et reisid on alati lõbusad ja eks see paku oma moodi väljakutset ja huvi. Ennem käis siis sõna läbi praktiline töö ja gümnaasiumis on ju vaja teha 11. klassis kas siis praktiline töö või uurimustöö. Ja minu küsimus ongi teile, et kas te teete praktilise või uurimistöö ja mis teemal te tegite? Mina tegin praktilise töö, või teen ikka veel, natuke hilinenud, aga teen praktilise töö ja minu praktilise töö teema on nutika mudelmaja valmistamine. Nutikas mudelmaja, mis iganes. Et põhimõtteliselt siuke vinerist tehtud majake ja seal on sees arvutid ja andurid ja valgustid ja seda kõike saab läbi telefoni või läbi mõne muu nutiseadme juhtida. Väga põnev. Mina tegin praktiliseks tööks omale uue arvuti, ehk siis ma ostsin poest omale komponendid, panin nad arvutiks kokku ja ma kasutan seda. Minu juhendajaks oli Jaan Nuudelt, väga tore õpetaja, väga abivalmis, teab kõike. Ta on juba varem tegelenud selle teemaga, nii et oli hea võtta. Hea kuulda, et praktilise töö juhendaja sulle meeldib. Raiko, kes on sinu praktilise töö juhendaja? Minu praktilise töö juhendajaks on meie kooli IT-juht Meelis Oja. Okei. Ja Raiko, sinule jälle küsimus, et oled sa kindel, et sa jõuad valmis? Homme on ju esitamise tähtaeg. Ehk siis kolmapäeval homme on 11. mai. 10. juuni on järelkaitsmine. Ja ei, ma õigele kaitsmisele ei jõua, aga sai kokku räägitud, et läheb järelkaitsmisele. Tõesti või? No mis mul muud üle jääb? Okei, saab ka nii. Aga me ei pääse kodutöödest. Et kui palju teile gümnaasiumis on kodutöid antud ja kas see ka tekitab pingeid? Ma tahaks öelda, et meile antakse kodutöid väga heldelt selles suhtes, et väga ei antagi. Et siin koolis vähemalt õpetajad mõistavad hästi, et kool on õppimise koht, mitte kodu. Ja muidugi, kui jääb mingi tööpoolikuks tunnis või on vaja kontroltööks õppida või midagi sellist. Et enamus õppimisest, mis mina teen kodus, on täiesti vabalt tahtel, kui ma tahan ise endale teemat selgemaks teha või midagi sellist. Et õnneks meil on kodutöid vähe ja see ei koorma üle. Okei. Andre, mis on sinu seisukoht?
kodutöödega on meil päris hea olukord, sellepärast et neid väga ei anta, sellepärast et me oleme väga töökad, väga koostöövalmid ja kodutööd jääb meil enamasti siis, kui on kas tunnikontrolliks vaja korrata, kontrolltööks korrata või näiteks vene keeles jutt peast rääkida. No muidu väga ei antagi. Okei. Korraks käis siis läbi ka pinged, et kui me nüüd mõtleme koolielule, et kui te mõtlete enda seisukohast, siis kas teil on nagu gümnaasiumi ajal tulnud pingeid rohkem juurde või seda stressi võrreldes siis põhikooliga? Tahaks öelda, et kool on kogu aeg mingit pinget tekitanud. See hirm, et äkki kui me ennast käest lasema, kukume naine läbi ja see on minu tulevik tuksis. Muidugi nii julm asi ei ole, ega pole kunagi olnud. Aga üks asi, mis tekitab stressi hetkel on seesamane praktiline töö. Ikka rikpub kaelal see, et kas ma saan see praktilise tööga hakkama ja kas ma saan seda valmis, sest ma ei tahaks seda 12. klassi jätta, tahaks ta kaelast ära saada. Et see on muidugi iga inimese enda teha ja ka minagi pean ennast kokku võtma nüüd aasta lõpul ja selle valmis tegema. Andre, mis on sinu seisukoht? Ma arvan, et nagu kool nagu ei tekita mulle nii suurt stressi, no ainukesed nagu sellised stressirohked olukorrad on siis, kui on näiteks mingi selline suurem kontrolltöö, näiteks mingi vene keeles, aga noh, kui töö saab tehtud, on pinged maas. Ja üldiselt sellist nagu tugevat pinget jah, ei ole. Aga kui need pinged ikkagi tulevad, siis kuidas te neid leevendate või kas te üldse leevendate neid? Või kuidas te nendega toime tulete? Mina lihtsalt kannatan ära. Nagu eestlane, jah? Täpselt. Raiko, kuidas on sinuga lood? Segased lood. Võtaks, et kuna stressi üldiselt ei ole, no vahepeal ikka on siuke väike ärevus või stressi midagi, siis tuleb lihtsalt endale aega võtta, et natuke lõõgastuda ja puhata, teha midagi, mis on rohkem meelepärane kui õppimine, sest no olgem ausalt, õppimine on päris tüütu, eriti kui sa pead ühte sama asja mitu korda õppima. Aga jah, tuleb lihtsalt enda jaoks aega leida, teha midagi, mis meeldib, no näiteks arvutis mängida või no mis iganes. Et see ole iga inimese enda teha. Jah, eks ta nii olegi. Aga mis või kes on siis teie gümnaasiumaja kõige suurem õpimotivaator olnud või kas teil üldse on õpimotivaator? Minul sellist otsest õpimotivaatorit ei ole, sellepärast et asjad tuleb ära teha, vahet ei ole kuna, aga tuleb ära teha, aga tuleb proovida teha õigel ajal. Ehk siis kui sa tahad gümnaasiumis läbi lüüa, siis tee asjad õigeaegselt ära? Jah. Mind motiveerib õppima see, et mul on lootust helgemale tulevikule. Et noh, hea haridusega on veidike lihtsam töökohti saada. Aga kas ka klassikaaslased motiveerivad teie klassis üksteist õppima? Ei tea, kas õppima motiveerida on õige sõna. No enda suhtlusseltskonnas ma nagu ei nimetaks seda õppimiseks, motiveerimiseks, aga see, kui meil saab koolis palju nalja, see motiveerib mind kooli tulema. No ja kui ma juba olen kooli tulnud, siis võiks ju otstarbekalt siin olemist ära kasutada ja õppida. Nii et tehniliselt võib seda nimetada küll õpimotivaatoriks. Super. Eile siis oli meie koolis heategevuskohvik Ukraina loomade heaks, ehk siis annetuskohvik. Ja see oli vist teie klassi nii-öelda väikene projektikene, kui seda võib nii nimetada. Euroopa päeva projekt. Euroopa päeva projekt, just nimelt. Et kus see idee tuli? Kas te oskate öelda? Selle idee pakkus meile välja klassijuhataja, kuna meil on väga kokkuhoidev ja loomi armastav klass. Me mõtlesime, kui me oleme annetusi ja tegevust teinud, annetada kohalikule koerte varjupaigale, aga me otsustasime ühe teise tegevuse jaoks, ma kahjuks ei mäleta, mis see on. Ja siis vaatasime, et kui on Euroopa päev ja me selles konkursil osaleme, siis mõtlesime, et no Euroopa üritab praegu Ukrainat aidata nii, kuidas saab ja meile meeldivad loomad, nii et annetame raha Ukraina loomadele, kes on hüljatud ja seal tegeletakse nendega. Ja kuidas me selle jaoks raha saame, teeme kohviku, müüme, ise raha ei võta, sentigi, ja kõik raha, mis me teenime, saadame Ukrainasse. Ja nii oligi asi otsustatud. Selge. Andre, kas sa tahad äkki lisada eilse päeva kohta? Näiteks, milline oli meeleolu
kas sa üldse olid seal koha peal või? Nagu letis või nii? mina toetasin omasid sellega, et ma panustasin kohvikusse materiaalselt ja lisaks sellele ma veel, ka rahaliselt, sest ma ostsin meie enda toodangut. Jäätise kokteili keerasid kokku Dan ja Danils ja see oli bassin. Aga kas sulle ka maitses see jäätise kokteil? See oli kõige parem jäätise kokteil, mis ma oma elus joonud olen. See on palju parem kui konspiraatori oma. Nii et ma soovitan teil avada kunagi oma jäätise kokteili kohvik. Nii et kui nad lõpetavad gümnaasiumis, siis nad võiksid minna ja teha oma äri jäätise kokteiliga. Ma ei nõustu sellega praegu. Nad peavad natukene veel teadmisi omandama, et teha erinevaid jäätise kokteile. Aga see, kus nad ploominektarid sisse vaid, see oli väga hea. Aga me rääkisime eilsest, nii et räägime ka juba tänasest. Täna on 10. mai, kui me seda salvestame ja meil oli koolis spordipäev. Et kuidas teil läks? Kas läks nii nagu ootasite ja lootsite? Absoluutselt läks. No kuna meil on, ma tahaks öelda, väga sportlik klass, väga palju trennis käijaid, väga palju võistlustel osalejaid, siis ma eeldasin, et mingi ala ikka võidame. Ja läks hästi. Võitsime pendelteate jooksu ja võitsime oma vanuse grupis 4 korda 100 meetrit ringteate jooksu samuti. Et tahaks öelda, et väga hästi läks. Muidugi meil kaugusõppes klassivend võitis ja klassiõde võitis ka oma grupi. Et tahaks öelda, et natuke liiga hästi läks, et teist saaks natuke kahju, et läks tegelikult väga hästi. Andre, kas sul on midagi lisada? Mina arvan samamoodi, et spordipäev läks väga hästi. Eile, kui neid võistkondi kokku pandi, siis ma ütlesin ära, et ma tulen homme võidu kringlit nautima. Võit oli, aga kringlit ei olnud, aga selle eest saime kommi, mida ma ei söönud, sest ei näinud, kuidas see pakk ära kadus. Isiklikult ütleme nii, et jalad andsid tunda ja annavad ikka veel. Raiko, kas sinu jalad annavad ka tunda? Ei, ma tahaks öelda, et ei, minu jalad on korras. Aga mis on teie klassi see nii-öelda kõige lihtsam spordipäeva? Jooks. Kus sa teadsid, mida ma küsida tahan? Juba aimasid, jah? Super. Aga milline jooks? Milline jooks? Kõik jooksud. Meil on nii mitmekesiste jooksjatega klass, et on meil pikama jookseid, on meil lühikesema jookseid, on neid, kes mõlemad jooksevad. Ja kas õnneks või kahjuks ülejäänud klassid palju konkurentsi ei paku. Muidugi on neil ka väga häid jookseid, aga kui on tiimis jooksmine, siis see on kuidagi natuke ebavõrdne meie kasuks. Andre, kas sa tahad täpsustada, kes on need head jooksjad, kes panevad teil kogu aeg kinni? Tahaks öelda, et peamiselt need inimesed, kes meil kergejõustikus käivad, ehk siis Dan, Mark, Karmen, Elis, Anastasia, nad on väga kiired, liiga kiired. Aga meil oli ikkagi, lisanduseks oli ka, meil oli Hendrik, meil oli Raiko ja meil oli ka Roosik. Teda ei tohi kindlasti ära unustada. Ta on see kõige tähtsam põhjus, miks me võitsime. Okei, super. Nii et te nautisite tänast päeva? Pealtvaatajana, jah. Pean nõustama, et pealtvaataja rollis oli nii palju, kui ma seda sain endale lubada, mitte just palju, et oli täitsa lõbus, et mulle isiklikult meeldib hästi kaasa elada inimestel, ma tean, et see võib natukene neile mitte meeldida, aga ma olen inimene, kes tahab emotsiooni väljendada ja kaasa elada. Minu käes on hetkel siis meie koolileht Killu ja siin on selline, siin lõpus on siis selline huvitav pealkiri ühe artikliga, et koolipere seas on populaarseks hobiks jõutreening. Seega me saame väita, et meil on tõesti siin koolis päris palju inimesi, kes armastavad tegeleda spordiga ja ilmselt ka kaugemale sellega jõuda. Ja tooks ka välja, et meie nii-öelda top 3, millega kõige rohkem tegeletakse, ongi jõutreening, teisel kohal on jooksmine ja 3. koht on lugemine. Et kas teie ka loete? No kui aus olla, siis kui koolis kohustuslik kirjandus on, siis peab lugema, aga muidu ei loe. Minu arvates on lugemine väga hea, kui on huvitav teos. Et ma ise, kui ma leian huvitava teose, siis ma loen ja mõni arvaks praegu, et ma valetan, aga ma ei valeta. Ma mäletan, väiksena ma lugesin kogu aeg ühte ajakirja Digi ja ma olin täitsa imestunud, kui ma nägin meie kooli ITV Meelise laua peal ka
digiajakirja. Täitsa pean imestama, et seda ikka veel trükitakse. Minu huvi lugemise vastu on vaikselt kadunud, et ma ei ole niimoodi nagu vanasti väiksena igal pool poodides näinud, vaata, et kas on selle ajakirja uus osa väljas või mida iganes. Aga kui ma aeg-ajalt raamatukogus või läbi interneti, kui keegi soovitab või mis iganes, leian mõne huvitava teose, siis ma kindlasti heidan talle pilgu peale ja ma siiamaani pole ühtegi raamatut, ma pole siiamaani kahetsenud ühegi teose läbi lugemist. Aga kas te uudiseid ka loete? Ja ei, ma loen igapäevaselt uudiseid, sest mind huvitab, mis maailmas toimub ja on hea olla kursis. Eriti praegusel ajal, kus mitte väga kaugel meie oma riigist on suur sõda, suur konflikt. Et see on oluline püsida informeerituna. Ja mis sellest valdkonnast sind uudised kõige rohkem huvitavad? Põhimõtteliselt tehnoloogia ja poliitika, sest tehnoloogia on minu hobi, mind väga huvitab see. Ja poliitika mõjutab meid kõiki, kas väiksel või suurel määral, et mis kõrgemal pool otsuseid tehakse, see mõjutab meid väga. Väga hea vastus. Üldiselt ma olen uudistega kursis, kuna ma Facebookis ikka näen neid üpris palju, kuna ma scrollin seda päris tihti. Uudised ma vaatan erinevatest valdkondadest, näiteks sport, tehnoloogia, ajakirjandus isegi võib-olla, milles üldisemalt toimub, ja ka sõda, mis on väga suur osa praegusest uudiste pagasist ja muud midagi. Okei. Aga rääkige mulle sellist asja, mida te mäletate sisseastumisvestlusest? Sisseastumisvestlus oli huvitav. Ma pole otseselt pidanud kunagi niimoodi sisseastumisvestlust tegema, kas siis osalejana või korraldajana, ja see oli tõesti uus kogemus mu jaoks. Ja mulle meeldis see, et meie kooli juhtkond on väga šarmikas ja nad on väga sellised inimesed, kellega saab rääkida, väga head. Ja see oli huvitav. Algul ma oli siuke närvpinge sees, et see määrab tõenäoliselt minu järgmised 3 aastat. Nüüd ei tohi midagi nässu keerata. Aga kui ma sisse läksin ja see vaikselt pihta hakkas, siis närv kadus kuidagi otse kohe ära. Need ilusad naeratused ja siuke hea meeleolu üleüldine, ei olnud kuidagi nii pingeline meeleolu, et see tegi oma töö. Ja mõtlesin kohe, et ma olen õige kooli valinud, kui direktor esitas mulle sellise huvitava küsimuse, et mis telefon sul on? See oli muidugi küsimus, mis järgnes peale sellist küsimust, et kuidas uudiseid tarbid, ja ma ütlesin, et mul telefonis siuke lahe variant olemas, et kui ma olen oma koduekraanil, tõmban lihtsalt sõrmega vasakult paremale ja mul on kõige uuemad uudised kohe saadaval. Ja siis küsiski, et mis telefon sul on? Ja see oli väga selline mitte tavaline küsimus ja mulle meeldib mitte tavaline. Ma vihkan suuri rutiine ja sellist süngemat, ametikumat meeleolu, et see tegi oma töö. Okei. Minu sisseastumisvestlus kulges üpris tavaliselt. Läksin vestlusele õigeks ajaks kohale, mind võtsid vastu õppejuht, direktor ja õpilasnõustaja ja küsiti selliseid tavalisi küsimusi ja kuna ma olen varem õppinud Irja matemaatikarühmas põhikoolis erinevatel põhjustel, siis ta kiitis mind tohutult. Küsiti väga huvitavaid küsimusi ja siis näiteks üks hetk ma vaatasin, et direktor istub telefonis lihtsalt, et kas ta ei kuulegi mind, kas ta ei huvitagi ja siis ta tõmbab telefoni lahti Facebookiga ja näitab minu poole ja ta küsib, et kas sa tead, kes on Roland Lehes? Muidugi tean. Vana tuttav venna poolt, et ütles, et kuule, sa pead Facebooki profiili pildi ära vahetama. Direktor, ma vabandan, ma ei ole ikka veel seda ära teinud, aga see suvi ma mõtlen selle peale. Ehk siis teisisõnu saaks öelda, et kuna sa ei ole ikka veel seda profiilpildi ära vahetanud, siis et kõik, kes on koolis ja kuulavad seda podcasti, siis et võite minna Andre juurde ja pommitage teda või tehke ise temast profiilipilt ja las paneb endast uue profiilpildi. Passipilt. Kas või passipilt või
või kasvõi, ma ei tea, käsipallipilt, noh. Selgitusteks kuulajatele, passipilt on pildivorm, mis on tehtud telefoni tagumise kaameraga kellegi näost, mis teeb passipildi, niinimetatud passipildiks, on see, et sinna lisandub käsi ja see käsi pannakse õlale. Põhimõtteliselt näide. Ma tegin Ainist passipildi, siis ma läksin Aini juurde, panin talle käe õlale ja tegin tast pildi tema näost. Niimoodi, et käsi ka näha jaoks ja see on passipilt. Ma tänan sind selle väga humoorika sõnavõtu eest. Kuna me juba natuke sündmustest oleme rääkinud, siin vahepeal siis räägiks ka selle ära, et 6. mail käisime siis 10. R-klassi ja 11 RS, jah. Käisime siis nendega metsa istutamas, et kuidas teile metsa istutamine meeldis? Sangaste metsas käik, esimene emotsioon. 3 hours later. See oli lõbus. See oli siuke hea vaheldus, et parem ikka kui niisama tundides istuda. Ja siuke vahelduseks. Muidugi ma ei saa öelda, et tundides istumisel ka midagi väga viga oleks, sest miks ma muidu üldse tulin. Aga see oli siuke hea vaheldus ja muidugi saime raha ka sellest. Ja oli huvitav vaadata, oli huvitav teha, et kuna ma olen varem metsa istutanud, siukest kogemust on olemas, siis oli muidugi vaadata jälgida, et kus teised seda teevad. Ja vahepeal oli hea muidugi naerda nende üle, kes tööd väga ei tahtnud teha, kes olid väga lahed. Ja muidu oli siuke väga mõnus päev, siuke hea värskendus, siuke hea siuke mälestus, mis hoiab mind suveni veel erksana. Okei. Enne reedest päeva olin ma Raiko kõrval täielik amatöör, sellepärast ma ei olnud kunagi metsa istutamas käinud ja see oli minu jaoks täiesti uus kogemus. Kusjuures pean vahele segama, sest mina ei olnud ka metsa istutanud ja see oli põnev kogemus. Metsa istutamise juures mitte midagi rasket ei olnud. Peale seda, kui esimest korda ette näidati, kuidas see käib, kaad augu, paned sisse selle istiku, lükkad juured sinna alla, et mulla peale ei tuleks ja siis sõkud ära ja vola, ongi maas. Vot nii lihtsalt see metsa istutamine käibki. Aga kas teil palav ei olnud? Sest nagu minu ise nagu täiega, ma nagu tundsin ennast sulavana ja jättis enam nii palav. Lisette, sa kandsid jopet, muidugi sul on reeglid palav. Ma ei kandnud jopet. Ma võtsin jope ära. Mina küll seda tähele pannud. Andre, tead, ma võin sulle öelda salades katte all, et kuni 10 minutit istutasin puidjopega ja siis ma see jope viskasin ära ja jätkasin ilma jopeta ja olin särgimäel. Ma ütlen ausalt, ma olin nii töös sees, et ma ei pannudki seda tähele. No vot, näha on, et keegi tegi kõvasti tööd. Aga mitu ämbrit teie siis ära istutasite? Kui ma õigesti mäletan, siis ühe 10-ndikuga me istutasime kokku 5 ämbrit. No me jõudsime ka, minu enda paarilisega jõudsime ka 5 ämbrit. Me lasime Martiniga tegelikult 6, sellepärast et see üks ämber, seal oli nii palju neid väikseid istikuid, et see arvuliselt oleks olnud nagu mitu ämbrit. Okei. Aga kuulajale on nii palju infoks, et me istutasime kuusepuid. On mul õigus, jah? Et ma eksi praegu? Kuusepuid, jah. Korraks käisib männid ka läbi, aga mõtlesin, männid need vist ei olnud. Et me istutasime kuusepuid. Ja kui sa tahad näha neid pilte, siis Valga Gümnaasiumi Facebooki lehel, kodulehel on näha neid pilte. Hästi nunnib pildid on, päriselt. Ja aitäh Piilele, kes siis kaasas meid sellele metsa istutamisele. Aga lähme edasi. Aga minu järgmine siuke küsimus on siis selline, et kuidas te suveni vastu peate? Teadmisega, et kohe on käes suvi. Saab puhata, saab endale meeldivamaid asju rohkem teha. Muidugi töölkäimisteks. Rohkem aega pikka. Vähem muresi. Ja teadmisega, et meil on suur reis ees, eks ju, klassiga. Kuidas see ütlus oligi, seltsis on segasem. Ja mis meil muud üritused veel, mis on olnud, mis veel tulevad. Et see kõik hoiab meele ärksana. Mina pean suveni vastu selle teadmisega, et kooli lõpuni on 3,5 koolinädalat, ehk siis mitte kaua ja peale seda just kõik mured kaob. Kas siis kool on nii suur mure?
ta ei ole just mure, aga ma tahaks puhata. No, meil kõigil on see kevadväsimus ilmselt peal. Täpselt see. Väga mõistetav. Aga kuidas te olete meie juhtkonnaga rahul? Mul ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda. Sellepärast, et mul ei ole mitte kunagi halba kogemust nendega olnud. Rektoril on väga huvitavad sõnavõtud, õppenõustaja kogu aeg hoolitseb sinu eest, et su hinded oleksid korras ja kui ta näeb, et sul on halvad hinded vahepeal, siis ta tuleb, noomitab ja see motiveerib veel neid ära tegema, et ta sind rohkem enda kabinetti kutsuks, aga samas, kui ta sind kabinetti kutsub, saad sa kommi võtta, ehk siis nagu see ei tee paha, kui uuesti sul kabinetis ära käia. Kas te käite ka siis Irja juures kohe kommi söömas? Ei käi kusjuures, aga ma ei ole isegi ammu seal kabinetis käinud. See on saavutus. Ma võin öelda, et jaa, ma käin küll komme võtmas. Ma lubasin muidugi, kommi tagasi ka viia kunagi. Umbes 12. klassi lõpus, jah? Enne kui ma siit koolist ära lähen, ma täidan oma lubaduse. Kuulsid? Pane Jah. kõrva taha. Ja Raiko praegu andis lubaduse. Aga, teate, Raiko, mul on infot, et sa oled õpitubasid teinud. Et kuidas sa õpitoa juurde jõudsid omadega? põhimõtteliselt töötubadele sattusin ma peale puhtast juhusest. Et see pakkus mulle välja klassijuhataja, et ma eelmine aasta, oli esimene kord 10. klassis, et ma 9. teeksin töötuba karjääripäeval. Et see, kui ma õigesti mäletan, siis teema oli molekulaargastronoomia. See mõist ilmselt ütle niisama midagi. Aga see siuke huvitav siukse toidu ja keemiaga seotud. Et mõlemad ja ka see aasta tegin ma töötuba karjääripäeval. Et on väga selgelt tegime ise kass-Arturi kooki. Ja muidugi me sõime selle pool kass-Arturi koogi toorainest ära enne, kui midagi teha jõudsime. Aga ei, väga, väga helged mälestused. Väga, väga hea. Aga mul on küsimus sulle. Mis motiveeris sind niimoodi intervjuusi ja podcast'e läbi viima? Oi, kui sa võid teaks, kuidas ma siia jõudsin omadega. Aga tegelikult on asi lihtne. Kevadel, eelmine kevad siis, kui ma olin veel 9. klassis, tekkis siis see sisseastumisperiood ja minu jaoks nagu sellist infot, et mida küsitakse gümnaasiumis ei olnud väga. Ma tean, et on üks leht, kus sa saad teada, mida umbes võidakse küsida, aga see ei olnud minu jaoks see, mida mina tahtsin. See nagu ei aitanud mind kuhugi ja siis ma avastasin, et päris mitmed koolid on teinud oma podcastid. Ja ma kuulasin neid ja siis sealt ma mõtlesin, et täiega lahe. Inimesed lihtsalt räägivad, nagu noored räägivad oma koolielust, annavad nõuanded, kuidas hakkama saada ja nii-öelda spoilivad natukene, et mis päriselt toimub, on ju. Mis, mida võidakse küsida. Kui ma nüüd sügisel siia kooli tulin, siis mul veel seda ideed ei olnud, et ma tahan podcasti teha. See pigem oli niimoodi, et oli veebruarikuu, selle aasta veebruar siis, ja ma kuulasin ühe kooli podcasti ja kuna juhuslikult seda podcasti veab minu üks tuttavatest, siis ma kirjutasin talle tagasisidet, sest mulle õudselt meeldis see episood, mis nad tegid, kus nad siis rääkisid ühe õpetajaga ja rääkisid nii-öelda erinevaid maailmavaateid lahti. Ja kuna ta teab mind, et ma olen üsna jutukas inimene, mulle õudselt meeldib rääkida, siis ma sain nii-öelda infot ühe üritusega seoses, et Lisette, sulle sobiks siuke raadiotöö, et sa võiksid kuskil proovida. Ja gümnaasium pakkus siis välja võimaluse osaleda siis raadio teemalises valikkursusel, aga kahjuks seda ei toimunud. Nii et ma siis mõtlesin, et okei, et kuna ma tahan näha, et kuidas ma nii-öelda saan hakkama uues olukorras, sest et see on minu jaoks uus, ma pole seda varem teinud, siis mõtlesin, et okei, et kui ma sinna kursusele ei saanud minna, et siis ma võtan asjad enda kätte ja proovin siin teha midagi. Nii et see on tegelikult see lugu, kuidas ma siia jõudsin. Ja selle ideeni jõudmine võttis küll aega, et mis pealkirjaks panna ja mis võiks see teema olla ja kuna just oli parasjagu sisseastumisvestlused lähenemas, üleüldse siis kooli astumine siia kooli, siis mõtlesin, et väga hea oleks alustada sellega. Nii et siuke pikk vastus sulle. Aga minu poolt siis eelviimane küsimus teile, et kas te juba teate, mida te peale gümnaasiumit soovite edasi teha või kuhu minna? Ma pole veel otsustanud, tõenäoliselt lähen ma kohe peale gümnaasiumi ajateenistusse ja peale seda, kunagi elus tahakski ära ülikoolis
ja no pole veel otsustanud, mida seal õppida. Ma arvan, et helitehnikat näiteks Viljandis või õpetajaks kusagil Tartus ülikoolis. mis õpetajaks? Ilmselt ajalooõpetajaks, kuna ajalugu on minu arvates siuke, no mu lemmikaine. sest ta on minu jaoks kõige lihtsam, kuna mind väga ajalugu huvitab, ma kogu aeg vaatan mingeid dokumentaarfilme või loen või mis iganes, et see mind väga köidab. Ja no, ma arvan, et see oleks minu jaoks huvitav, et saaksin valgustada ennast, saaksin valgustada lapsi. Palk vist ei oleks kõige parem, aga see oleks siuke töö, mis mulle meeldiks. Mina arvan, et ma käiksin peale gümnaasiumit ajateenistuses ära, juhul kui ma saan sinna sisse, ma ei tea, mis olukord on, kuidas tervis kannatab, ja ma arvan, et kui ma ajateenistus ei saa, siis ma arvan, et ma võtan omale vaba aasta ja ma kohe ülikooli ei lähe, vaid äkki leiaks seda sisemist mina, et mida ma tegelikult teha tahan, ja peale seda täitsa ülikooli läheks küll. väga mõistlikud vastused. Ja minu poolt on viimane küsimus teile, et mis on see võti, et Valga gümnaasiumis olla edukas? Ole see, kes sa oled. Ja ära mõtle üle. Väga hea ja lihtne soovitus. Palun tehke oma tööd õigel ajal ära, mitte nagu Raiko ja mina. Väga aus. Aga kas te soovite ka kedagi tervitada, näiteks õpetajatest kedagi? Ma sooviks tervitada Viltsu. Viltsu tead väga hästi, kes sa oled. Ma sooviks tervitada Naneed. Naneed, sa tead ka, kes sa oled. Ja keda veel võiks tervitada? Ma võiks tervitada kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes maitsesid eilsel kohvikul mu ema tehtud võileival torti ja kes kiitsid seda, et see siuke asi jääb südamesse, et aitäh teile. Esmalt sooviksin ma tänada ja tervitada Jaan Judeltit, mu ajalooõpetajat ja praktilise töö juhendajat, sellepärast, et ta viitsib oma aega minu peale kulutada üldse. Ja kuna Raiko juba Viltsu tervitas, siis ma soovin tervitada ka Martenit, kes praegu kodus istub arvuti taga raudselt ja kuulab seda sama podcasti. Ja viimasena tahaksin ma ka tervitada direktorit. Me tervitame ka oma klassijuhatajat ja kooli juhtkonda, kes on kõik selle võimalikuks teinud. Aitäh teile, et te olite nõus siia podcasti tulema ja aitäh ka kuulajatele, kes te meid kuulate ja peatse kuulamiseni!